Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 55. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Täna hakkame jutustama natukene kooliteemadel ja sedapuhku siis Sütevaka hingeelust räägime natukene. Ja kes see muu võiks seda teemat avada kui et Andres Laanemets. Tere tulemast! Tervist! Me põgusalt enne podcasti algust siin natukene jutustasime Sütevaka tegemistest, toimetamistest ja sellest pikast siis tegutsemisest juba. Ja ütlen ausalt, et minule kuidagi oli salvestunud see info, et Sütevaka algas koos sinuga. Aga nagu ma aru saan isegi natuke enne sind juba. Ja ei, Sütevaka algas ikkagi siis, kui mina veel olin üliõpilane Tartus ja mina ei puutunud üldse sellesse algusesse. Et see oli aastat 1988-89. Me teame, mis ajad siis olid Eestimaal ja siis olid tegelikult julged ja visiooniga inimesed, kes mõtlesid, et on vaja teha Eesti kool vastandumaks siis Nõukogude koolile ja Neeme Ellermaa, Aldur Vunk ja nii edasi. Et sealt see tegelikult sündis ja mina läksin õpetajana tööle Sütevakasse 1993. aastal ja 1998. aastal, kui ma olin 27-aastane, siis olid segased ajad ja need siis päädisid sellega, et minust sai Sütevaka direktor. Väga head olid segased ajad. No jah, sel hetkel nad ju ei tundunud üldse kellelegi head, et olid ikkagi sellised kriisiajad, aga kokkuvõttes, kui ma mõtlen oma nagu siis eluteele ja ka karjäärile, siis igal juhul jah, täna võib öelda, et hea, et nii oli. Kui sa Sütevaka algusperioodi enda jaoks nagu nii-öelda tagasi vaade, kui sa oleksid õpetajana ja tänast päeva, sinna on juba mitmeid aastaid vahele jäänud, eks ju. Et kuidas siis see erinevus on nii-öelda? No erinevus on hiiglaslik, et kui me mõtleme, mis toimus 90. alguses ja keskel üleüldse ühiskonnas ja Eestis, et oli selline ikkagi vabanemise aeg ja selline suur usk kõigesse ja samas ka nagu teatud mõttes ikkagi metsik aeg. Et siis selles ajas teha Eesti esimene erakool. Kõik see oli nagu tegelikult kaasas selline vabameelsus, selline tohutu entusiasm, mitte keegi ei lugenud mingisuguseid töötunde, nagu ütleme sellised parimad juhtimispraktikad, kuidas elu võiks käia, et sa lihtsalt eksid, aga sa ei heitu, sa teed nagu edasi ja see selline tohutu entusiasm kõike seda nagu väljendas sellel ajal, et täna on maailm on nagu rohkem raamides selles mõttes muidugi, et mis võib-olla välispoliitikas ja poliitikas üldse toimub, et see selline heitlikkus on nagu teine, aga ütleme nagu ma arvan selline koolisüsteem on ikkagi mingisuguses omas rütmis ja rutiinis, ehk siis vahe on väga suur, et ma mäletan seda, et minu arusaamine koolist oli hoopis teistsugune ja ma olin hästi vaimustunud kogu sellest Sütevaka niisugusest, kuidas juhtkond on üks kõigist ja ütleme kõik need suhted omavahelised ja mis seal salata ka need igasugused peod ja üritused, et ma ei osanud enne kuidagi mõelda, et see üldse koolis on võimalik, aga Sütevakas nii oli. Aga tänasel päeval, mis siis takistab? Ma saan aru, et suured raamistikud on nagu kõigil, aga alati võib olla teistest erinev. No ma arvan, et üldiselt koolid on erinevad ja seda erinevust iga kool võib-olla järjest rohkem ka otsib, et seda sellist omanäolisust ja igal juhul Sütevakal on see nagu tugevalt olemas, et muidu ju meile ei tuldaks, ma arvan, et jah, lihtsalt on kindlasti omapära, aga neid aegu saab loomulikult võrrelda, aga neid ei saa nagu samastada juba alates sellest, mis kuskil nii-öelda ühiskonnas tervikuna toimus. Aga õpilased, kui palju nemad ajaga muutunud on? Ja ma arvan, et on sarnast ja on muidugi nagu erinevust ka, et üldiselt meie õpilasi iseloomustab selline, ma ei tea, suur saavutusvajadus või, et nad ikkagi, kui üldiselt räägitakse, et koolis on probleem, et õpilased niimoodi keskmiselt, et on puudumisi ja nagu kuidagi vähest pingutamist, siis meie seda nagu väga ei näe, et me näeme võib-olla sellist suuremat
usinust, kui võib-olla alati nagu võib-olla see ei ole nii põhjendatudki, et võiks nagu rahulikumalt võtta. Ja ma arvan, see on nagu kogu aeg olnud Sütevakas. Kuidas see siis tuleb, kas te valite need õpilased või kuidagi kujundab keskkond nendest inimesed? No seal on tõenäoliselt mõlemat, et eks me neid ju valime ka, aga jah, et ju see keskkond ikkagi kuidagi motiveerib ja tõenäoliselt nad motiveerivad üksteist ka päris palju. Ja noh, õpetajad on ka head ja professionaalsed ja kindlasti oskavad ka inspireerida noori, et ja ma ei oska öelda ka kodude pool, igal juhul ka see, sest noh, ütleme, Sütevaka valik on ikkagi nagu perevalik. Et tihti võib-olla on see lapse initsiatiiv küll, aga see peab olema nagu pereotsus. Ja noh, sealt tulebki selline teadlikkus. Mul on ju siiani aineõpetaja, et mul on alati 5. klass, mis on meie kõige nooremad, et ma annan alati 5. klassi tunde. Lisaks sellele, et see on väga tore tegevus ja mulle ta meeldib ja kuidagi ma teen ühte kindlat asja ja suhtlen vahetult noortega, on nagu kasutegur veel see, et ma õpin nad ära, eks, et ma nagu tean oma kooli õpilasi, noh, iseloomu ja hobisid ja mulle on nagu tähtis teada oma inimesi. Kui tavapärane see on, et direktor ka on aineõpetaja? No kohati vist ikka on, et see sõltub jah, et no mingites riikides täitsa ei tohigi nagu olla, aga ma arvan, et noh, ja, et juhte on ka erinevaid, et mulle kuidagi on see nagu oluline tajuda seda nii-öelda põhiprotsessi, mis ikkagi koolis on, et milleks ongi siis õppetund. Aga õpilased, kui sa nüüd vaatad neid seal 5. klassis ja siis need, kes on juba 9. või siis 12. eks ju, et kuidas siis, kui paljud sulle kohe nagu esimesest hetkest niimoodi meelde jäävad? No muidugi jäävad meelde, et paljud jäävad juba meelde sisseastumisvestlustel, et noh, kui nad nüüd 5. tulevad, nad tulevad rääkima, nad võtavad kaasa mingisuguseid endale olulisi noh, kas töid või medaleid või midagi, mis on neile oluline, et ja noh, siis mõnikord tullakse nagu tohutute, ma ei tea, mis kõik asjadega, suurte medalikottidega või selliste tõeliste pärlite kunstiteostega ja kuidas siis keegi neid asju räägib ja oma elust räägib, et juba seal jäävad nad meelde. Kui lihtne siis on need õpilased nii-öelda heas mõttes üles kasvatada ja teele saata? No, igal kevadel ju keegi läheb ikka, eks ju? Jaa, et noh, 9. on lihtsam, sest valdavalt nad kõik tulevad ka gümnaasiumisse, aga 12. on küll nagu ikkagi kurbus hinges väga tihti ja samas saad aru, et see on elu ja nii on ja uus sügis meil algab koolilaagriga, kus kogu kool läheb ja siis juba näed, et mida lahedaid inimesi on tulnud 10. klassi juurde ja läheb see elurütm edasi. Ja noh, ega nad kuhugi väga ju noh, selles mõttes ka ei kao, et neil on ikkagi kooliga teatud side ja kokkutulekud siis jälle nähakse ja nii edasi. Aga jaa, ei, ma arvan, selline nukrus sellel lõpuaktusel käib nagu asja juurde. Kui palju teil on selliseid toredaid meenutamisi õpilastega, kui teil ikka on erinevaid sündmusi, koosviibimisi olnud ja siis kui te aastaid hiljem saate kokku ja siis räägite omavahel, et kas sa mäletad seda ma ei tea, mingisugust üritust koolis või kooli aja järgselt, et ja siis teine õpilane ütleb, ma mäletan hoopis teistmoodi. Ma ei tea, ma ei oska konkreetset näidetki tuua, aga no muidugi on neid meenutamisi ja ütleme need meil just oli Sütevaka 35 oli eelmisel suvel ja lihtsalt sellest on kahju, et noh, saal on puuvüsti täis ja lihtsalt nagu ei jõua ära rääkida, et see üks öö saab nii ruttu otsa, et siis kuhu satud seal oled, aga jah, et väga paljudega tahaks rääkida, väga paljude kohta tahaks küsida, kuidas läheb tõenäoliselt ka meenutada mingisuguseid olukordi või noh, näiteks ühiseid reise kuskile mingite projektidega või sõpruskoolidesse, aga jah, et mingis mõttes need meenutused hakkavad juba pärast lõpuaktust, meil on selline tava, et me ka õpetajatega oleme siis nagu lõpupeol koos siis äsja lõpetanutega ja juba seal on selliseid südamesse vestlusi ja õlale patsutamisi ja häid soove ja noh, mõnikord ka siis ikkagi mõned pisarad tulevad eelkõige siis lõpetajatel, kelle jaoks
sellel hetkel veel uued rutiinid, uued kohad ei ole nagu paika saanud, et nad küll tõenäoliselt teavad, kus nad tahavad edasi õppida, aga noh, ees on selline natukene nagu tühik ja siis see Sütevaka ja kogu koolielu tundub nii turvaline ja armas ja sealt on nagu keeruline ära minna ja et nii need asjad on. Kui paljud neist tagasi õpetajateks tulevad? No on mõned tulnud ikka, jaa. Et ma ei oskagi praegu öelda, palju meil on enda vilistlastest õpetajaid. Noh, ma arvan selline 4-5 ütleks. Ja mõnedki annavad ka nagu selliseid valikaineid, et nad tulevad, koputavad ukse peale, ütlevad, et kool on mulle nii palju andnud, et ma tahaks nüüd tagasi anda, et ma olen nüüd selle asja lõpetanud ja et kas ma võiks pakkuda välja valikaine või meil on selline üks õppeaine, mille nimi on vaimne tervis, et seal on näiteks erinevad psühholoogid, psühhiaatrid, vilistlased siis, kes kõik komplekteerivad nagu selle kogu kursuse, et noh, selliseid ilusaid näiteid on. Kui uhke tunne see on kooliperele, kui te näete, et keegi on siis miskit saavutanud peale kooli, mõne väga hea ametikoha saanud või kui ta tuleb ka kooli tagasi selle mõttega, et ma tahaks teile tagasi anda, et mis tunne see kooliperel nagu on? No ikka hoitakse pöialt ja mainitakse ja räägitakse ja noh, teistpidi on jälle see, et tõenäoliselt kõik ei tea jälle paraku ka ja noh, aga ikka ju see on nagu igas koolis nii, et kui su oma õpilased kuhugi jõuavad, midagi saavutavad, siis sa nagu elad neile rohkem kaasa kui lihtsalt, et elad kaasa, ma ei tea, eestlasele või tublile inimesele. No see on paratamatu, see on see pere. See on see pere ja noh, et kui oma laps midagi saavutab, on ju ka teine tunne ja kui oma koolilaps kunagine midagi saavutab, on täpselt sama. Aga endale, mis on see, mis on hoidnud nii kaua sära silmis seda tööd tehes, et no see on ju päris pikk aeg, eks ju, ja mingi sisemine sund ja motivatsioon peab selleks olema? Jaa, et no ma arvan lihtsalt see koolielu, et ta kuidagi, seal on mingid asjad on samasugused ja samas mitte kunagi samasugused. Ja see selline põnevus ja noh, vahepeal ma mõtlen kuidagi ka seal Sütevakas, et mu amet on lihtsalt imestada ja olla õnnelik, et kui jälle midagi nad teevad, kui ma kuulan, ma ei tea, vaatan nende tantse, mis on kuskil koolitantsu finaalis, kus on tõesti lihtsalt ühe klassi pinnalt nagu tehakse selliseid super asju või ma ei tea, meil on sellised muusikaüritused ja duetid ja bändid ja seda kogu seda loovust, et tegelikult see kogu aeg hoiab nagu no ta hoiabki seda silmas ära, et ja kolleegid on väga toetavad, väga nagu kuidagi kõik see on hästi nagu ühtne, et ja loomulikult on muresid, et ja loomulikult kuskilt on see selline üldvastutus, mis ongi nagu siis juhi õlgadel, mida ei ole mitte kuskile nagu panna, aga see põnevus ja see rõõm, seda on lihtsalt nii palju, et kui siin on olnud ka mõned teised nagu tööpakkumised, siis noh, see kaalumine on olnud minimaalne, et ei taha minnagi kuskile sealt. Aga kui on need murekohad, et kuidas selle sees või noh, muredega nagu meeskonna sees toime tullakse? Et kas selleks on mingid eraldi sellised välkkoosolekud või pikemad arutelud või kuidas sellega toime tullakse, et ka ennast hoida seal juures nii-öelda? No kolleegid on väga toetavad ja noh, ma arvan, seal on üks 10 kolleegi, kes on kindlasti samamoodi nii kursis asjadega, et nad võiks võtta vastu ükskõik mis külalised ja rääkida kõike nii nagu mina sellest koolist, et on neid, kelle peale nagu ikkagi jah, saab kindlasti nagu toetada ja koolipidajaks on meil ka mittetulundusühing Sütevaka gümnaasiumi toetajate ühendus, kus on ka sellised inimesed, kes jälle teatud muudes valdkondades oskavad nagu hästi kaasa mõelda ja nõu anda. Aga jah, et kuskilt on see lõppotsus vaja ikkagi nagu endal teha ja hakkama saada siis sellega, et kas see otsus on nagu tagantjärgi ikka õige ja alati kõik asjad ei ole õiged. Aga jah, et nii ta on, et tuge on kõvasti meil. No see ongi hästi oluline, õpilased on paratamatult ühiskonnas
nõrgem grupp ja nendega ikka juhtub ja see on hästi loomulik eluprotsess, kõik katsetavad enda piire. Ja siis, kui ise suudad veel seal juures jääda heas mõttes nagu ennast hoidvaks, täiemõistuslikuks, et siis on hästi-hästi oluline see tugi nii-öelda. Nojah, muidugi, et ja no ütleme, iga juht või võtame koolijuht, siis ega sa hommikul ei tea, mis asjad nagu lauale tekivad, et on õpilased, on palju inimesi, on lapsevanemad oma teatud ootustega, on väga palju määrusi ja seadusi, mis puudutavad, ma ei tea, hoonet, õppede korraldust, mida sa kõike pead nagu järgima. On poliitika, mille tõmbetuuli sa nagu kunagi ei tea, kus poole see läheb ja kuidas see sind mõjutab, nii et noh, et ja, neid teemasid ikkagi on. Kuidas praegusel hetkel võid rahul olla sellise riikliku hariduspoliitikaga? Viimasel ajal on tulnud nagu ikkagi ilmselgelt liiga palju igasuguseid muutusi, et ma saan aru nende loogikast võib-olla, et miks midagi soovitakse, aga kui neid tuleb nagu lihtsalt korraga nii palju, siis sa hakkad nagu valikuid tegema või lihtsalt jooksed seal nagu kokku, et aga noh, ma ütleks, et erakoolide osas riiklik toetamiskord on hetkel küll selline stabiilne ja ma loodan, et pärast järgmisi valimisi, mis on ju aasta pärast, et kes iganes on uues koalitsioonis, et see nagu süsteem jätkub. Kuidagi tundub, et need asjad justkui on iseenesest juba mõistetavad ja paika loksunud, aga samas on ikkagi poliitikatundlikud. Nad on kindlasti poliitikatundlikud ja noh, on juhtumeid ka, kus tegelikult ütleme enne valimisi, ma ei tea, erakondlik programm sätestab nagu mingisugused asjad ja lõppkokkuvõttes hakkab sõltuma sellest, et kes on minister ja mis on tema isiklikud tõekspidamised ja see programm nagu muutub teisejärguliseks, et selles mõttes noh, me ikkagi oleme nagu kogu aeg natukene ärevil, et ja noh, poliitilised valikud, et tänases sellises olukorras, kus Ukraina on nagu sõjas ja me teame, mida Venemaa teeb ja mis ohud sealt poolt tulevad, siis tegelikult igasuguseid kärpeid on ka kuidagi poliitiliselt väga lihtne nagu ära põhjendada ja küsida siis järgmisi küsimusi, mis just puudutavad Venemaad, eks. Kuidas te selles olukorras siis nagu tulevikku vaatate? No mina vaatan ikkagi lootusrikkalt ja positiivselt, et ega midagi pole ju juhtunud, me praegu räägime nagu sellisest üldisest teoreetilisest nagu taustast või võimalustest, et ma arvan jah, et siin noh, Eestis on ju päris mitmeid erakoole ja et nad on nagu toonud sellist rikkust ja valikuvõimalusi lapsevanematele ja peredele ja lastele, et ehk seda rikkust ikkagi ka riiklikult otsustatakse nagu säilitada ja selleks on vaja tuge. Kui palju erakoolid omavahel koostööd teevad või mingisuguseid plaane seavad, visioonidest räägivad? No Pärnus on meil 4 erakooli, et äsja me siin suht iga nädal kohtusime, kui siin Pärnu volikogu arutas meiega seonduvat küsimusi ja ka riiklikult, et on olemas Eesti erakoolide ühendus, selline juriidiline isik ja meie käest ka küsitakse arvamusi erinevatele seaduseelnõudele ja me teeme selles vallas nagu koostööd. On ka kristlike koolide liit ja on ka Waldorfkoolide liit, et Eestis on erakoolidel 3 niisugust liitu loodud. Aga rääkides veel siis teie kooli tegemistest, et ma tean, et mingil hetkel oli teil ka oma bänd olemas, kuidas teil tänasel päeval sellega lood on? Kas sa nüüd mõtled õpside bändi? Meil on neid õpilasi, muusikuid ja bände õnneks ikkagi väga, väga palju ja et kui õpsid ei tee, siis õpilased ikka teevad? Jaa, teevad. No õpside bänd on ka ja, et eks me kord aastas tuleme kokku, mõnikord ka rohkem, aga üldiselt siis õpetajate päeval, aga jah, kui on nagu kooli sünnipäev, siis seal nagu väike episood. Suure kontserti tegime siin Katlamajas nüüd siis 2 aastat tagasi, jah. Et eks me ikka teeme ja noh, saame nagu aru, et ühtpidi on endal nagu tore ja teistpidi noh, nende õpilastega saab ka olla natukene nagu tobe ja tajuda seda, et sind armastatakse ikka ja võib-olla natukene rohkemgi, et see selles mõttes hästi ühendab.
kui oluline on selles osas või kohas nagu heas mõttes näidata enda seda tobedust? Kui tähtis see on, et luua seda silda läbi selle, et me tegelikult oleme kõik ühesugused, kõik lapsemeelsed kohati? No ma arvan, see on ülioluline, et et me oleme ju ka mingeid filme teinud siin õpetajatega ja bändi teinud ja ma ei tea, koolilaagris tegime diskot õpilastele ja et eks tuleb selliseid arusaamatusi ikka ette ja kui sa oled nagu sellises inimlikus kontaktis, et see ei ole õpetaja või koolijuht kuskil kõrgel poodiumil sellise range tõsise näoga ja osundad ja käsed ja vaid et sa oledki üks nende seast, ma ei tea, hüppad koos kuskil nendega, et tõenäoliselt see annab nagu aluse selleks, et kui päris mured on, et me saame nendest nagu kergemini rääkida ja lahendusi leida. Ma isegi ei kujutaks ette, et teistpidi võimalik oleks, aga ilmselgelt on. Ei no kindlasti on ja kindlasti on. Ja jällegi, et ju ka mujal tehakse, et mina saan rääkida nagu Sütevakast, aga et vaat see on nagu võib-olla mingi asi, mis on sealt 90ndate algusest kaasa tulnud, et me oleme lihtsad ja südamlikud. Aga rääkides nendest projektidest, mis te siis kooli õpetajate poolt teete nii-öelda, et siis kuidas need loomingulised ideed sünnivad, olgu selleks siis kas tõesti filmid või bänd või siis disko, et kuidas need sünnivad teil oma vahel? Need sünnivad suhteliselt tihti ka nagu planeerimatult, et üldse minule ei meeldi nagu pikad dokumendid, mis kuidagi tehakse ja siis nad kuidagi jäävad ja siis kui küsid, kas keegi teab ka, mis seal on, siis keegi nagu ei teagi, mis seal on. Ja sellised kuidagi pikad koosolekud pole nagu meie või vähemalt minu stiil. Aga nad tulevad, ideed tulevad, õpetajate tuba on meil selline tore koht, kus räägitakse igasugused meenutusi ja selliseid naljalugusid ja kuidagi selline, valdavalt on selline rõõmus meeleolu ja sealt näiteks võib kerkida täiesti uusi ideid või jah, et meil on ka teatud sellised pidustused, aasta lõpuüritus Lius, kus siis ka võib-olla sellises saunas või sauna eesruumis tekivad mingisugused ideed. Koroona aeg oli meile väga ahistav ja siis me tegime sellise Purekold video, mis oli absoluutselt üle võlli ja kogus siin palju vaatamisi ka YouTube'is, et see oli täpselt see, et kuidagi on vaja nagu leida jälle selline inimlik kontakt, et me ei ole loodud arvuti tagant nagu õppima, vähemalt meie mitte. Ja siis on see, et mis me teeme ja aga teeks ühe muusikavideo, aga et me peame tegema siis ikkagi üle võlli, et kohe täiesti üle võlli, et nii kui me üritame nagu väga tõsised ja asjalikud olla või ka selle õpside bändiga, et kui me nagu arvame, et me olemegi väga head lauljad ja teeme puhtalt, nii on see naeruväärne, et me peame olema nagu kogu aeg natukene nihkes. Rääkides veel nendest vahvatest projektidest, et siis et kui need nagu läbi viia, nagu tõidki välja üle võlli on ja siis need töötavad esiteks paremini ja teiseks need võetaksegi heas mõttes ja õpilaste poolt ka vastu selliselt, et kui te näitate, et me või ka mõnes kohas võib-olla eksime on ju. Et hästi palju on tänapäeval ju õhus olnud seda, et koolisüsteem, formaalõppe siis on see koht, kus nagu justkui ei tohi eksida, sest et seda karistatakse kohe nagu mitte hea hindega, eks ju. Aga kui on mitteformaalne õpe, kus siis on, mida teevad ka näiteks noortekeskused ja huviharidus ja nii edasi, et siis seal on see eksimine hästi inimlik ja loomulik. Et kuidas sina tunnetad, et kui palju siis on nagu kääre selle vahel, et on nagu see kooliõpe just, kui mis ütleb, et ei tohi eksida, muidu me anname sulle nagu paha hinde on ju, või siis see huviharidus, kus nagu on nagu toetatud see eksimine nii-öelda. Nojah, eks see huviharidus on ju ka, et kui sa oled, ma ei tea, kui sa oled kuskil flöödi konkursil, siis nagu ei tohiks ka nagu väga eksida või tegelikult tohib igal pool eksida, aga sa kuidagi ei ole nagu endaga rahul, ma mõtlen õpilase mõttes, sa oled ju harjutanud ja nüüd see tähtis sooritus siis ei tule välja. Ma arvan, et see on päris suur probleem, et me räägime koolis väga palju sellest, et eksi ja läbi selle arene ja julge küsida, lolle küsimusi pole ja nii edasi. Ja teistpidi me ikkagi hindame ja anname nagu tagasisidet ja kuidagi ka õpilaste ootus on tegelikult selline, et ta nagu ei taha eksida, üldiselt see kuidagi nagu tuleb kaasa.
võib-olla siin on nagu mingid muutused, kuna sellest järjest rohkem ja rohkem räägitakse, et see ikkagi tuleb nagu kaasa. Ja noh, lõpuks sõltub ta ka palju õpetaja isiksusest, et noh, igasuguseid õilsaid põhimõtteid on, aga ta palju sõltub, et kes siis on nagu avatud seda võtma ja kes kuidagi nagu ei saa. Et kindlasti on vastuolu. Teine teema, mida nagu hästi palju ka räägitakse, on see, et tahetakse ka ju, ütleme, need õpetajad, kes on värskelt koolil nagu lõpetanud ja tulevad uute ideede ja uue sellise nagu hoiakuga, on ju. Ja siis ka võib tekkida vastuolu, kui on juba koolipere mõned õpetajad, kes ütlevad, et aga nii on alati olnud, eks ju. Et kuidas neid olukordi kuidagi nagu pehmendada, et tuleksid nagu muutused, mis on nagu positiivsed muutused, eks ju, niimoodi, et kõik oleksid rahul. No õpetaja on ikkagi üsna autonoomne oma tunni ülesehitamisel ja meetodite valikul, et ma ei usu, ükski kolleeg ei lähe nagu midagi ütlema, et kuidas sa seda tundi teed, aga noh, eks kõige tähtsam ikkagi kuskilt maalt on ka see, et on mingisugune programm, mis on vaja nagu omandada, et kui nagu sellega saab hakkama ja on toodud sisse nagu rohkem mingit mängulist lähenemist ja noh, eks ka eakohane tuleb olla, et vaadata, kui vanad õpilased on. Et siis on see nagu igati positiivne, et noh, lihtsalt ma arvan, et on võib-olla sellised väga efektiivselt ja hästi töötavad pedagoogid, kes on nagu aastaid seda teinud, õpilased saavad asjadest aru, õpilased hindavad ja armastavad. Et siis oleks päris vale, et hakata neid nagu väänama ümber, et aga nüüd tänapäeval siis tuleb nii teha. Ehk siis viia nad nagu nende rütmist välja täielikku segadusse ja kindlasti see efektiivsus ja tõenäoliselt ka õpilaste rahulolu nagu väheneb, et on palju vahendeid, on palju tööriistu, õpetaja saab neist valida endale sobivama ja kui see toimib, siis anna minna ja keegi ei suru peale, et tänapäeval tehakse nüüd nii, et sa oled kuidagi vana ja ei sobi. Selles mõttes tundub, et üks kooli juhtimine on pidev selline kohanemine ja kohandumine. No ei, muidugi on ja eks seal tulebki nagu neid asju, mingisuguseid asju sõnastada, läbi rääkida, rahustada, ma arvan, olla ka filter just nimelt nende igasuguste uuendustega, mitte, noh, vähemalt mina tunnen, et ma ei jookse kohe kaasa, ma natukene rahulikult vaatan, mingid asjad ma sõnastan ümber, et see ei ole mõistlik, et me ei torma seda tegema üldse. Ehk siis nagu õpetajad ja inimesed üldse tahavad tegelikult noh, teatud mõttes nagu sellist rahu, arusaamist, miks me midagi teeme ja kui me midagi muudame, et see on ka nagu, isegi kui see muutus ei meeldi, et kuidagi see on nagu vähemalt loogiline ja arusaadav ja on osa kolleege, kes seda ka toetavad ja siis me nagu rahulikult midagi teeme, aga jah, et sellist tormamist või et juht käib mõnel koolitusel ja siis ta tuleb nagu õhinal esmaspäeval või noh, ma ei tea, teisipäeval tööle ja ütleb, et nüüd me teeme nii, sest ma ka sain nii palju head teada, et ma arvan, jah, neid asju ei peaks tegema. Kas neid asju siis tehakse? No jah, ikka kuskil tehakse ka. Ka koolisüsteemis, ma saan aru, et võib-olla nagu ütleme siis noh, lihtsalt ärilises ettevõttes võib-olla tõesti juht võiks seda lubada, aga koolisüsteemis, kus sul on nii palju nagu erinevaid osapooli, see ei tundu minu jaoks nagu kuidagi loogiline. Minu jaoks ka ei tundu. No loodame, et seda on vähe, kui on. Jah, rääkides nendest laagritest, millega te alustate kooli, siis kuidas see idee üldse alguse sai, sest et need on teil ka ju päris pikalt juba toimunud? Idee on vanem kui mina, idee oli juba siis Sütevakas, kui mina veel ei olnud Sütevakas. Eks ta võib-olla oli ikkagi selline uute õpilaste tutvumise mõttega, eks, et mingil ajal, kui meil oli selline rahaliselt tõeline kitsikus, et siis see laager oligi ainult 10. klassile. Aga jah, muul ajal on ta ikkagi nagu tervele koolile olnud ja üks väga vahva tegelikult nagu traditsioon, et ja noh, ma alati nagu julgustan ka neid õpilasi, kes tulevad ja ei tunne kedagi, et mõnikord meil tullakse Tallinnast või on kuidagi selline kindel soov, et Sütevaka on see koht, aga ta ei tunne mitte kedagi see õpilane, et siis see laager nagu lohutab, et me lähme kõigepealt laagrisse, seal on nii palju ühistegevusi, et sa ei pea istuma kohe lauda ja hakkama nagu õppima seal kuskil koolipingis, aga ühised tegevused liidavad, et ükskõik mis nad ka on.
et jah, ei, see on vägev asi, teeme edasi. Aga kui palju on siis tulnud tõesti väljaspool Pärnut, et noh, Pärnus on kuidagi mõistetav see valik ja Pärnumaal ka, aga tõesti, et nagu keegi Tallinnast tuleb, et see tundub ju kodust nii kaugel kuidagi olevat. Mõned tulevad ja ütlevad, et mul on elus 2 valikut, kas Vanalinna hariduskolleegium või Sütevaka. Ja ma ei oska isegi ütelda, et ju meil on mingisugune selline kuulsus või selline nagu jah, renomee, et ikkagi aeg-ajalt nagu tullakse küll ja noh, iseenesest on see tore. Kuidas need õpilased kohanduvad ja kohanevad, et pealinna kiire tempo on hoopis midagi muud, kui see, mis meil Pärnus on? Võt ma ei oska ütelda jah, et üldiselt ju tõmbab ikkagi nagu suurem koht, et kui me võtame Pärnu maal siin väiksematest kohtades, siis nagu Pärnu tõmbab, aga et sa nüüd nagu Tallinnast tuled siia, aga neid kuidagi on ja noh, võib-olla mõnda ka motiveerib kuidagi, et saaks kodust ära, mitte et nüüd see gümnaasiumisse minek peaks olema just see vanus, et pigem võib-olla võiks kõrgkoolis siis nii mõelda. Aga võib-olla on ka see mõni argument, et ega ma pole nagu täpselt uurinud, aga jah. Ja neid ei ole ka massiliselt, aga ka siiski mõned igal aastal. Seda on hästi tore kuulda, et see töö on vilja kandnud, et riigi tasandil on ikkagi, kui õpilane ütleb, kas tal on nagu Vanalinna hariduskolleegium või siis Sütevaka, aga ta valiks pigem nagu siin on ju. Et see on ikka mega suur töö, mis on aastate jooksul tehtud. Mis mulle nagu ei meeldi, et on hästi palju sellist vastandumist, no üleüldse, ma ei tea, maailmas ja ühiskonnas Eestis, aga ka siin koolide suhtes justkui on see, et kui sul on riigieksamid hästi, siis on su lapsed õnnetud. Ehk noh, nad kogu aeg õpivad. Et noh, me oleme nagu veendunud ja näeme, et tegelikult saab 2 asja korraga ka omada üks kool. Et eksamid tehakse tõesti nagu super hästi, et vahepeal ma isegi ei saa aru, et võrreldes seal Tallinna, Tartu, kesklinna koolidega, kus on seal 10 õpilast kandideerib ühele kohale või rohkem veel. Et siis meie oma sellise väga tagasihoidliku valikuga suudame neid nagu edestada. Ja teistpidi on need siis riiklikud rahulolu küsitlused või mis me ise teeme, siis nad on rahul. Et muidugi seal on mingisugused pingekohad ka, kus ei oleks, aga selline üldine rahulolu on ikkagi väga kõrge meil. Nii et tegelikult jah, ideaalne ma ütleks. Aga kus kohas see arvamus siis tuleb või kes see seda forseerib, et näed, et õpilane teeb häid tulemusi, siis järelikult ta on õnnetu õpib palju? Ma arvan, seda forseerib see, kelle tulemused on tagasihoidlikud ja mida ta siis nagu öelda saab. Ta saab öelda, et jah, tulemused on tagasihoidlikud, aga lapse õnn on suur ja et ega need mingid tuupimiskoolid, et seal nagu pole ja nii ta siis läheb selle oma teooriaga ja see leiab alati nagu järgijaid ja laikijaid ja jagajaid, et sellised seisukohad nagu lihtsalt on. Ehk et ei ole midagi selline arvamus, et kui õpilane õpib palju, ta õpib hästi, et see on siis kohe tema jaoks nagu niivõrd raske, et ta pärast vaimselt ei tule toimemadega. Ja no ma arvan, et selliseid õpilasi, kes nagu on haprama nii-öelda hakkama saamisega ja kuidagi panevad endale palju pingeid, et neid on nagu igal pool ja tõenäoliselt on meil ka nagu mõni selline ikkagi. Aga jah, nagu valdavalt õpilased on rahul, neid kuidagi just see huvitegevus, ma arvan, on oluline, kõik need ühised projektid, et teed sa muusikat või teed sa tantsu või mis iganes muid asju või käid sõpruskoolis, et need asjad nagu liidavad, võtavad pingeid maha ja et on tõesti võimalik, et inimesed on õnnelikud koolis, kus on head tulemused. Sa räägid sellest, nagu see oleks midagi uskumatut, on ju? No minu jaoks on see väga normaalne, aga ja, et nii seda aeg-ajalt üritatakse serveerida. Kuidas sa selles olukorras nagu ise jääd heas mõttes nagu jällegi kaine mõistuslikuks, eks ju, et ei hakka nagu üleliia trummi taguma, vaid no, nagu... Jah, ma olen nagu aru saanud, et trummidega sa kuidagi veel neid asju nagu võimendad ja nii edasi, et aeg-ajalt ma mõne seisukoha ka kirjutan kuskil oma võib-olla Facebookis või mingil ajal siin ka kohaliku lehte. Aga ma arvan, et üle reageerida pole mõtet, et iga päev on uued uudised ja vanad jäävad. Ja mõni asi lahtub iseenesest ära, kui tulevad uued huvitavad asjad peale, nii et seda küll. Mulle hästi meeldis see, kui sa tõid välja, et on aasta lõpus teil ka sellised kokkusaamised lius,
et vahetevahel jääb muljet, et kui on tegemist õpetajatega või direktoritega, koolijuhtidega, et ega nemad küll vaba aega üldse ei veeda. Ja see oli nii armas, kui sa tõid välja, et aga ei, tegelikult meil on ka nagu täitsa ühised üritused ja vaba aja veetmise sündmused on ju. Et see on ju oluline näidata ka õpetaja sellist heas mõttes inimlikku poolt, sest et see kipub vahetevahel ära ununema. No muidugi on ja no, et miski pole ju kohustuslik, et kui meil on lius või ma ei tea, jõulude ajal oleme koos või õpetajate päeval, et siis noh, kõik nagu tahavad tulla, et ja see nagu annab ikkagi hästi palju juurde või no ma ei tea, me teeme õpilastega ju spordivõistlustel seal erinevad alad, et laseme neil ennast võita ja nüüd ütlesid välja valjult niimoodi, jah? Ja, et noh, või mõnikord võidame ise ka midagi või mälumängud või ja nii edasi, et aga jaa, mulle tundub küll, et ka selline koos olemine, peopidamine, et sobib meie õpetajatele küll väga hästi. Ja samas see on nii oluline see ventileerimise koht, kõiki asju ei saa seal õpetajate toast nagu ära rääkida, see on paratamatu, mõni asi tuleb väga, noh, ütleme lihtsamini välja vabamas keskkonnas lihtsalt. No nii on, mitte ainult koolis, vaid ju mis iganes kollektiivis või sõpruskonnas. Hästi tihti võib-olla unustatakse ära, et kool on ka lihtsalt heas mõttes kollektiiv. Et me omistame sellele natukene ühiskondlikult ka kõrgemad ootused, kuna ikkagi tegemist on õpilaste suunamise ja õpilastele eluteeks vajalike oskuste andmisega ja nii edasi, eks ju. Aga samas lõppkokkuvõttes on ju kõik ikkagi lihtsalt inimesed. No on ja ma arvan, et meie võib-olla Sütevakas isegi ei taju veel kogu seda, ma ei tea, raskust või vanemate ootust, et eks selles mõttes on aeg ju muutunud ja kui võib-olla seal mingil ajal oli see kool nagu noh, niisugune, et me kooli väga ei kritiseeri, et kool on kool ja õpetaja on õpetaja, siis täna nagu ka noorte ootused, aga teatud mõttes võib-olla vanemate ootused isegi rohkem on need, mis panevad ka nagu koolile uued pinged ja ükskõik, mis nagu ühiskonnas toimub, millised probleemid on, siis tihti me loeme ja kuuleme sellest, et kool paranda ära, et kui et kool võtta ära nutisõltuvus näiteks, et ja seda võib-olla soovib pere, mõnikord ma vaatan nagu kurbusega, et oled kuskil kohvikus või restoranis ja pere tuleb sööma ja siis nagu 2 last ja ema, isa ja siis kõik on nagu oma telefonis niimoodi nagu pikalt, isegi söögi ajal on oma telefonis, et ja siis aga kool, et miks mu lapsel on nutisõltuvus. Üldiselt ju aksepteeritakse ja teadustatakse, et nutisõltuvus on nagu mure ja silma vaatamise aeg on nagu vähenenud väga ja rääkimise aeg. Et ma arvan, et perel ei ole keeruline otsustada, et noh, näiteks kui me sööme, et me räägime, me ei ole telefonis või kui meil ei ole midagi rääkida, siis me oleme koos vait, et see on ka väärtus. Kuidas siinkohal muidu kool saaks kaasa aidata? No ega kool ei saa vanemaid kasvatada, et tegelikult väga paljud asjad ikka algavad nagu kodust ja kodus nagu selliste olukordade mõtestamisest, et noh, kool võib teha teatud koolitusi, me ka teeme lapsevanematele, kutsume kellegi psühholoogi rääkima ja võib-olla ta paneb mõtlema näiteks ja midagi nagu muudetakse, et mingil määral ikka saab ja noh, meil on ka klassides on omad reeglid, et on sellised telefonivabad päevad ja nii edasi, aga kõik see saab olla nagu minu arust ikkagi pigem kokkuleppe asi ja selline mõtestamise teema, et nagu puhtad sellised käsud nagu tavaliselt ikkagi neid ei mõisteta lõpuni ja neist hiilitakse mööda ja nii edasi, et see teadvustamise pool on mis iganes reegli juures nagu esmane. Mulle tundub ka, et õpilaste koolitamine heas mõttes ja õpilaste fookuse suunamine õigesse kohta on hästi oluline märksõna, et kui me vaatame kas või turvavöö kasutamist või siis helkurite kandmist, need on pihta hakanud heas mõttes lasteaiast. Ja tänapäeval on see täiesti norm ka täiskasvanutele. On. Aga kuidas siis jõuda õpilaseni, kuidas siis talle öelda, et kuule, vaatame korra, mis on need alternatiivid? No, aga nii tulebki öelda. Ja vaatame just selles mõttes, et vaatame koos, et mitte ma ei ütle sulle, vaid hakkame nagu koos neid asju nagu arutama, siis jõuab tulemuseni.
ma just alles üks päev rääkisin kellegagi, kes ütles, et tema näeb, et need noored, kes meil täna kasvavad, et need on nii suure potentsiaaliga. Et neil on nagu nii selline eneseteadlikkus ja selline oskus olla üle ka juba võib-olla nendest põlvest põlve tulnud taakadest, eks ju. Kuidas sina tunnetad? Vot ma ei oska seda nagu ütelda, mida ütleja pidas selle potentsiaali all nagu täpsemalt silmas, et noh, ka 10 või 20 aastat tagasi oli nooruses on alati potentsiaal, et ma ei oskagi nagu ütelda, et noh, mingil ajal, nõukogude ajal siis tundus ju, et piirid on kinni ja noh, et selles mõttes on piirid nagu ees, et aga täna on nagu maailm avatud ja ma ei tea jah, et selliseid üldistusi on üldse natuke keeruline teha, et noored on ka lihtsalt täiesti erinevad oma soovide ja kindlasti on neid, kes ei taju väga üldse mingeid perspektiive ja on kuidagi nagu väga seismas ja võib-olla isegi ei muretse veel selle pärast ja on neid, kellel on ambitsiooni ja potentsiaali ja kõike, nii et noh, meie Sütevakas pigem näeme ju seda teist poolt, et sellepärast ongi võib-olla keeruline siin nagu hinnata seda kogu pilti. Aga iseenesest, kui oled juba nii kaua olnud Sütevakas toimetanud ja ka kooli juhina, et kui palju sinnu poole, kui koolipapa poole pöördutakse, et koolipapa või pole sulle see nimi veel külge hakanud? Ma ei tea, üldiselt jah, seda papat, ma ei tea, võib-olla keegi kuskil on nagu öelnud, pigem võib-olla vist natuke väikse muigega või, aga mitte väga tihti tõesti jah. Aga ja mul ausalt öeldes vahet pole, et võib-olla nii ja võib-olla naa. No aga mine tea, võib-olla peale tänast vestlust saab see normiks. Ma usun küll, et kui tänane podcast midagi maailmas muudab, siis saab minust papa. Aga sellega saame täna kokku võtta, jõudu tööle ja järgmiste suhtlemisteni. Ja, suur tänu.